Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Olla või mitte olla. Klassijuhataja. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Sa tead, mulle meeldib guugeldada, on ja? Google, moogel. Ma hakkasin guugeldama ühte sõna. Ja sealt oli erinevad variandid. Nii. Arva ära, mis oli esimene sõna, kui järgmised variandid olid. Esimene variant, lõpukõne, ametijuhend, tunniteemad, tasu ja kingitus. Lõhnab klassijuhataja järele. Õige, bingo! Nii et ma hakkasin kirjutama klassijuhataja, siis esimene asi oli lõpukõne. Siis ma mõtlesin, okei, jätan meelde, et kui mul kunagi on vaja lõpukõne, siis ma saan raudselt selle miksike.ee-st mingi lõpukõne. Teine oli ametijuhend. Ja, seda võiks ka lugeda vahepeal. Kas klassiõpetaja 4. klassi lõpus ka peab lõpukõne või? Oma klassile ja, aga mitte vist kuskil aktusel. Nii kahju. See on ju ka üleminek. See on väga täht. Kusjuures mina arvaks, see on üks tähtsamaid üleminekuid. No, ma ei tea tegelikult ka. Ei, on. On, see on väga. Muidugi lendavad oma koduklassist välja. Ja siis oli tunniteemad, mis on ka päris huvitav. Et mis seal siis nagu klassijuhataja tunnis võiks rääkida. Siis oli tasu ja siis oli kingitus. See viimane oli... see oli päris naljakas. Aga miks ma seda googeldasin on see, et mina olen klassijuhataja, sina ei ole? Ei ole, aga olen 1 aasta saanud olla. Nii. Ja siis ma läksin lihtsalt öeldi ära 10. klassil. Nii, kogemused? Kogemus, mis oli väärt, aga avas ka silmad. Austan kõiki klassijuhatajaid ja nende tööd. Palju sul oli õpilasi seal täisklass? 21. No olgu, et osades gümnaasiumites on juba... See on nunnu koormus, see on nagu nunnu, sest ma tean, kui palju võib olla. 36 võib ka olla. Ja. No ütleme nii, et see klassijuhatamine, mina olen seda teinud nüüd vahelduva eduga, nüüd järjest 5 aastat ja enne seda ka. Niimoodi, et vahepeal oli paus. Eks ta on selline 2 otsaga töö. Maigi, kas sa ise tahtsid või sulle pakuti? Mina otsustasin ise. Mina olen ise otsustanud. Mulle vist 1 korra pakuti, siis ma juba tegelikult olin oma peas juba otsustanud, et ma tahaks seda proovida. Selles saab ka lisatasu? Jah, selles saab lisatasu. Kas see lisatasu on õiglane tehtud töö eest? Ole aus. Tahad, ma olen aus? Ja. Ma arvan, et see, kuidas ma seda teen, ta ei ole õiglane, aga ta ei ole ka ebaõiglane. Ahaa. Et võib-olla see oleneb sellest, kuidas sa seda tööd teed. Ja. Et võib-olla, ma olen ise ka öelnud, et nagu ma ei ole kõige parem klassijuhataja selles mõttes, et kui oleneb, mida sa oma klassijuhatajalt nagu tahad või kuidas sa teda nagu näed või mis õpilastel on temale nagu need mitte prioriteedid, nõudmised ja lapsevanemale. Ja mina olen algusest peale võtnud kuidagi selle seisukoha, millega ei pea ja ei saagi võib-olla kõik nõus olla, et klassijuhataja on tegelikult infovahendaja. On. Ja korra nädalas võib-olla selline, kelle juurde tulla ja olla, kes võib-olla aitab, suunab. Ja siis on see arenguvestlus, eks ole, mis on siis kohustuslik riiklikult. Ja põhikoolis arenguvestluse juures peab olema lapsevanem ka? Ja, kuni 18-aastaseks saamiseni on lapsevanem, et isegi gümnaasiumis tegelikult. Et minu arust see on määratud jah, et kuni... Okay. Aga võt, see ongi see, et kuidas sa seda tööd nagu võtad, et kui sa võtad seda tööd, et sa oled ema Teresa, siis see raha, mis sa sellest saad, sa ei tee seda ilmselt raha pärast, vaid sa teed seda sellepärast, et sa saad sealt mingi emotsionaalse laengu. Kui sa mõtled, et sa oled nagu iduettevõtte juht, mida sa ka oled. Jah, või oledki siis osakonna juht. Osakonna juhataja oma väikses osakonnas. Ja kui sa seda niimoodi võtad, siis võib-olla on sul lihtsam vaimselt. Reguleerida inimeste vahelisi suhteid.
organiseerid väljasõite, ma ei tea, õppekäike. Sa ei pea seda tegema. Tegelikult ma tahangi öelda seda, et oleneb, kuidas seda teed. Ma olen täiesti nõus, et minul on ma ei tea, kuidas sinul on klassijuhataja kogemus. See, et klassijuhataja on nagu see klassi süda. Tema on see, mis nagu tuksub ja annab teistele nagu pumpab elu sisse, eks ole. Aga sa tegelikult ei pea lõpuni nagu olema see, kes kõike korraldab ja teeb, et see ei ole nagu, ma olen nõus, et sa võid seda teha. Sa ei pea tegema näiteks minu kogemus oli selline, et kuna mina hakkasin 10. klassi juhatama ja see oli selline klass seal koolis, kus põhikoolist oli üksikuid õpilasi. Ülejäänud olid kõik mujalt tulnud. Ja mina tahtsin väga, et neil tekiks oma vahel ühtekuuluvustunne ja me tegime palju ühiselt. Meil see palju nalja ka. Ei, kindlasti ma räägin, aga see oli väga lühiajaline, see oli 1 õppeaasta ainult. Et sa said emotsionaalselt midagi tagasi ja see oli su teadlik valik. Võib-olla siis nagu nüüd tekibki see küsimus, et nagu mõnikord ma olen nagu mõelnudki, et mis see klassijuhataja roll on ja kui ma siis olen nagu guugeldanud ja mõnikord otsinud sealt mingid tunniteemasi või mingisuguseid asju. Aga teil ei olegi mingid ametijuhendid, kus peab mingi checklist ütlema, et sa pead need läbi käima? On ikka, muidugi on, aga lihtsalt vahepeal ka ju tahad mingeid ideid või uusi asju või mingisuguseid, üks kolleeg andis hea idee 1. septembril see WC paberi harjutused, et annad WC paberi, lähed rulliga tundi ja esiteks see tekitab juba elevust, on ju. Miks õpetan tualettpaberi rulliga? Jah, tualettpaberi rullikesega ja siis ütled, et võtke nii palju, kui teil vaja on ja siis see rull käib klassis ringi. Võtab, kerib ja mõnel kukub maha see on ja siis lõpus on niimoodi, et siis ütled, et ja nüüd nii palju, kui sul neid väikseid lehekesi on või neid, et nii palju pead endast rääkima. Veab sellel, kes võttis ainult ühe paberitikikese. Võib-olla just tahad rääkida. Et võt selliseid ideid olen ma küll otsinud ja selle ma saime ühelt kolleegilt, aga muidugi sa otsid neid, et sul on see asi, mida sa pead tegema, väärtuskasvatust, eks ole, kooli nii-öelda kultuuri edasiandmist. Kodukorra tutvustamine. Jah, siis tuletõrje. Praegu on hästi aktuaalne, eks ju, testide vahendamine, kõik see kaardistamine. Ja, et võib-olla räägikski sellest, et mida see klassijuhataja töö endast nagu kujutab. Esiteks on see, et sa pead hoidma silma peal puudumistel. See on nagu esmane selline kõige igapäevasem asi. Et lapsevanemad peavad ju teavitama, miks nende võsuke kooli ei tule, mis on see põhjus. Eriti hetkel epideemia ajal on see, et kas on olnud mingid testid, negatiivsed, positiivsed, PCR-id, mis iganes. Ja sealt edasi, mis minu jaoks oli ka huvitav, et siis mingi hetk nagu klassijuhataja pidi teadma kõiki, et kas on vaktsineeritud, ei ole või läbi põdenud. Konfidentsiaalne info. Et kus vahepeal tohtis, siis enam ei tohtinud, siis pidi kõik mälu ära kustutama. Et seda sa pead teadma praegu, see on see kõige aktuaalsem asi. Siis järgmine samm, mida sa tegelikult jälgid, on siis see, kui, et kas nad tundides teevad kaasa, sa tegelikult natuke jälgid nende nagu seda arengut, õpetajad üldjuhul ju suhtlevad sinuga, ütled, kuule, et kas sellel on kõik seal hästi või kuidas, see on see järgminegi. Siis sealt järgmine tuleb lapsevanematega suhtlus ja igasuguste, näiteks kui koolis on tulemas mõni üritus või on tulemas vaheaeg, on tulemas e-õppepäev, on tulemas näiteks, ma ei tea, loovtööd, et siis ka sina oled see esmane kontakt, kelle poole nagu lapsevanem pöördub. Et seda teed, siis on kord aastas vähemalt on need arenguvestlused vaja teha. Mul on üks küsimus, sina klassijuhatajana, kui lapsevanem läheb sinust mööda mingi pretensiooni või küsimuse või kriitikaga näiteks otse kooli juhtkonna poole, kas sa võtad seda isiklikult või pigem, okei? See oleneb, mis teema see on. Kui see on selline teema, mida mina saaksin oma tasandil lahendada, siis ma nagu ei saa aru, miks ta seda teeb, et mis tal need hintergrund tagamaa on, eks ole. Et siis aga mul ei ole otseselt, mul on olnud paar kogemust eelnevas elus, et kuidagi ei, mind ei, selles suhtes ma pean mõtlema, mis see lapsevanema
initsiatiiv ja miks ta seda teeb, et ju ta tunneb, et mina ei ole piisavalt siis nagu õige inimene, et noh, võib-olla või teema on tema arvates nii suur, et jah, et mina olen liiga väike mutter seal. Jah, et see lastevanematega suhtlemine on... Kellega on lihtsam suhelda? Kas õpilaste või nende vanematega? See oleneb, kõik on erinevad. Aga klassijuhataja töö on tegelikult ka selline, kus sa nagu teed päris palju dokumenditööd vahepeal, ehk siis näiteks, seda mainisin juba, et need aruandlused, hinnete lehed, siis samamoodi vaatad aasta lõpus, et oleks kõik sissekanded pärast õppenõukogu, et nad on klassi lõpetanud ilusti, et kas nad kantakse üle, et kõik see on nagu klassijuhataja töö. Kas sa oled pidanud Maigiga täitma mingid sellist, ütleme, kooli poolt mingid juhendid või käsku pidanud teostama klassis, aga see on täiesti sulle vastuvõetamatu tegelikult, aga sa pead seda tegema? Ei, mul ei ole olnud sükast asja. Et selles suhtes olen ma klassijuhatajana nagu kuidagi tundnud, et siiamaani, ma saan hakkama selle tööga, et mul ei ole olnud mingisuguseid väga ületamatuid asju hetkel olnud. Võib-olla üks asi, mis jäi praegu nagu mainimata klassijuhataja tööst, korraks käis läbi, on see aineõpetajaga kontakt või aineõpetajaga suhtlus, et sina oled aineõpetaja, mida sina tahad klassijuhatajalt? Ja mida sa näed, kuidas sina näed seda klassijuhataja rolli koolis? Ja klassijuhatajas, see on see vahet, see on esimene kontaktisik ka minu aineõpetaja jaoks. Kui ma midagi märkan klassis toimuvat kiitust näiteks avaldan klassijuhatajal, eks ju, aga ka nagu mingit muret või see sama puudumine esimene asi, nagu sa välja tõid, et kui keegi on natuke juba kaua ära olnud, et mis selle põhjus võiks olla ja klassijuhatajad on alati selles suhtes võib-olla ka info saamine, et kuidas see õpilane võib-olla teises aines on või et seda taustainfot, ma ei küsi midagi detailset, aga sellist üleüldist, eks ju, et klassijuhataja on see, ma ei kõneta lapsevanemat esimesena, ma ei kõneta õppejuhti, direktorid, esimene on ikka klassijuhataja. Et tema on nagu see klassi esindaja või? Ja tema on see süda nii-öelda et kelle juurde sa nagu... Ja mina hindan väga kõrgelt, kui klassijuhatajad hoiatavad mingisugustest olukordadest või keegi millegi pärast puudub või nad on kuskil väljasõidul aegsasti antakse teada, et sa jõuad reageerida, kohaneda olukorraga. Erisustest annab midagi teada, et ei tule selles suhtes ja teinekord, vahest on nagu tore ka, kui nad tulevad sinu juurde küsivad, kuidas minu klassil selles aines nüüd nagu läheb. Et üks asi on see kirjutamine ja kui meil on tihtipeale klassijuhatajad küsivad ka, kui tulevad arenguvestlused, siis nad annavad see 2-3 õpilase nime, ütlevad, et kas te soovite midagi tagasisidestada, et meil tuleb kohe peatselt arenguvestlus. Et mulle meeldib see lähenemine, siis ma valin nagu selle aja ja kirjutan sinna paar lauset, kui on mainimist midagi väärset seal, eks ju. Et... Kusjuures sellega seoses ma teen ka seda, et ma küsin nagu tagasisidet enda... Kui palju vastavad aineõpetajad? Vastavad. Aha, tublisti, jah? Jaa, et võib-olla seal on hästi huvitav näha seda, kuidas siis klassijuhataja nagu arenguvestlusel on see sõnumitooja. Ja hästi huvitav on see, et kui sa ütled nagu, et räägime siis sellest, mis aineõpetajad on nagu välja toonud, siis huvitav on see, et õpilased nagu kohkuvad niimoodi nagu, et nendest arvatakse midagi. Jah, ja nad kohkuvad ka selle peale, et klassijuhataja teab tegelikult väga palju. Nad ei ole sellega arvestanud. Et näevad sinust koordinaatorid, aga mitte seda suhete korraldajat. Okay. Et nad näevad nagu minu puhul seda info edastajat, aga siis kui ma mõnikord tean midagi, siis nad on niimoodi, et kus ta teab seda. Aga tegelikult... Klassijuhatajad teavad kõike. Kas nad kõike teavad ja peavadki kõike teadma, aga see küll. Kui ma olin aineõpetaja, siis ma samamoodi, see on väga hea mõte, et see on see esimene kontakt. Et võib-olla tihti nagu klassijuhataja selgitab sulle midagi ära, mida sa ei teadnud ja
see probleem või see küsimus, mis su peas on või see mõistatus, see laheneb nagu ära kohe. Viimane näiteks, nüüd oli poole aasta lõpp, meil vahepeal, meil pannakse koolis poole aasta hinded, siis seekord ma tajusin esimest korda, kui suur nagu ahelreaktsioon see kõik on ja kuidas me oleme kõik nagu seotud, sest klassijuhataja töö seisab ju aineõpetaja töö taga. Kui aineõpetaja töö on tegemata hinne, mul juhtus siuke olukord, siis ma ütlesin, okei, kuhu ma nagu sellega, ütlesin kohe õppejuhile, mis ma teen, ta ütles, et kas klassijuhataja teab, ma ütlesin, veel ei tea, aga kohe saab teada. Ütlesin klassijuhatajale, et vot nüüd siuke moment on tulemas, et tõesti viimase minuti värk, et siis ta ütles, et kas sa oled kindel, et kõik saavad? Ma ütlesin, saavad. Aga kui keegi puudub, ma ütlesin, see olukord on ka lahendatud. Ja klassijuhataja oli nagu ülihästi ette valmistunud, et ta küsis mu käest 3 või 4 küsimust ja kui ta sai minu käest vastusest, siis ta ütles, olgu. Aga tema aruandlus ootas minu aruandluse taga. Et tegelikult me aineõpetajad, kes ei ole klassijuhatajad, aeg-ajalt nagu ei saa aru, kui suur pidur me võime olla selles protsessis. Ja kui aineõpetaja ei ole infot edastanud klassijuhatajale, siis klassijuhataja ei saa edastada seda õppejuhile ja kui sellest võib olla häiritud õppenõukogu töö. Ja õppenõukogu on meil väga tähtis organ. Ei, ja pluss veel vanemale nagu anda infot edasi. Aga meie kasutame sinuga siin kogu aeg seda sõna klassijuhataja, sellepärast, et meie koolis on see klassijuhataja. On ju ka mentor, uus populaarne sõna. Mentor. Ja mulle tundub, et see mentor on pigem hästi paljud uued gümnaasiumid on nagu jaganud seda näiteks Viimsis. Et see mentor on vist 10 õpilasel, ma eksin praegu, et me käisime Riias ühel konverentsil, siis me natuke rääkisime sellest Viimsi kooli õpetajaga, kes on ise ka mentor, et tal on väiksem grupp. Ta on nagu on üks lend ja siis iga 10 kohta on aga mina nüüd, kui ma võin nüüd eksida, ma pean faktikontrolli üle vaatama, aga ma ei ole kindla, kas see oli Viimsis või mujal, et seal on ka siuksed, kes on nagu 10., 11. ja 12. on kokku üks grupp. Et siis sul on nagu mentorgrupp, kus on erineva vanusega inimesed, et nad nagu täiendaksid teineteist. Aga see on nagu tegelikult mõnes mõttes on ka nagu läbi mõeldud 12. seal grupis võib ju aidata 11. 10. ma ei tea, kas või kooli orienteerumisega mingi ainete, ma ei tea, kuhu, mida postitada, kes on see kontakt, mina vahest tunnen puudust siiamaani nagu ka see, kelle poole ma saan selle küsimusega pöörduda. Vaata, kui sa oled, Viimsi kool on väga suur kool, et kuhu sa nagu, kes on see? Kes see annab selle vastused? Just. Et ma mäletan, et seal oli nagu selline süsteem, mentor on see sõna. Kindlasti on, et tänapäeval on hästi uus populaarne sõna, on see coach. Prooviti eestistada ka seda coachima vist oli. Coachima, ei, see ei ole. Treenima. Vorpima. Aga 2021 oli ka klassijuhataja muide aasta Tallinnas. Hästi põnev, nad iga kuu siis valisid või kuidagi tõid esile oma kodulehel klassijuhataja aasta raames nagu Tallinna linn. Jah, klassijuhatajaid aasta aega siis ja see oli väga huvitav õpetajate lehes. Ma mäletan, ma nägin seda kõike, ma nagu ei süvenenud eriti, mõtlesin, päris huvitav, eks ole, et nad väärtustasid hästi just, seda tööd. Sest see on suur töö. Vaata, nüüd tulebki see küsimus. Maigi, kui sul on 36 õpilast või 26 õpilast. No, siin ongi see küsimus, et õpetajate lehes oli küsimus, et Raivo Juurak ütles, et klassijuhataja kohale peaks olema konkurss. Aga tegelikult, kas meil on see konkurss klassijuhataja töö peale? Mina ei ole seda kunagi tajunud. Meil oli isegi õpetaja töö peale konkurssi kohati mõnes erialas, et võib-olla nagu ka klassi juhatamine, tal on selline kibe maik natuke ja see kibe maik tuleb sellest, mis sa just ütlesid, et sul on 36 last. Jah, aga on. Aga vaata, sa teed oma põhitööd ja
põhitöö täiskoha kõrvalt sa pead jälgima puudumisi, suhtlema, vastama, vanemad arenguvestlused, väärtuste siis kasvatamine ja edendamine, eks ju. See on ikka päris suur supitirine. Jaa, aga inimesed on teinud seda ju, ma ei tea, 30-40 aastat, seal on midagi, mingi see X-asi, mis et see meeldib. konkurss võiks olla, aga siis peaks palka teistsugune olema. Palju sa saad lisatasu klassijuhatamise peal? Ta tuleb, ma ütlen nüüd ausalt, see palgatõusuga seoses, no ja, ma ei tea oma neid andmeid, aga ta jääb sinna 175 miinusmaksud, keskmiselt Eestis on see 175. Kas sa arvad, sellise palga peale tuleb konkurss? Ei. Just nimelt. Aga ma tahan ühe asja välja tuua, mis eetikakeskuses lehel oli üles eetika.ee ja klassijuhatamist on hästi palju raamatuid, kui on mingi raamat. Kuula, kes on klassijuhataja, kuula neid nõudmisi ja mõtle, mana endale ette, kallis kuulaja, see inimene, kes sellele kõigele nagu vastab, milline ta on. Ta peaks olema. Jah, ta peaks olema. Nii, oled valmis? Jah. Klassijuhataja, suhete looja, juht ja mentor, ühiste väärtuste kujundaja, kommunikatsioonijuht, koolikultuuri vahendaja ja kujundaja, koostöö osapooltega. Ehk siis need on suured sõnad. Ma lugesin seda kõike ja mul tekkis suhete korraldaja. Ma korraks segan vahele. Kas sina klassijuhatajana oled aineõpetajaga konflikti sattunud? Klassijuhatajana? Jaa. No võt. Sina oled suhete korraldaja, aga vaata, seal on nii palju osalisi. Jaa. Jah, see on peentöö. See on peentöö ja ma lugesin seda ja ma vaatasin selle raamati ilmunud ja tea, mis ma mõtlesin? Ja. Ärge palun, mitte kunagi enam, ma ei taha enam neid asju mitte kunagi lugeda, sest kui ma selle raamatu ostaks, siis ma mõistaks, kui halvasti ma seda tööd teen. Või noh. Ära ütle seda nüüd nii valjusti välja. Ma ei tea, võib-olla ma ei tee ka seda halvasti, aga lihtsalt nagu... Äkki need asjad on vastastikused. Jah, õige. Aga ma mõtlen ise, et ma võib-olla arvan, et me paneme selle klassijuhataja nagu töö nagu liiga sisutihedaks. Et kas võtta sealt maha või riigis ka, et mida me nagu sellest klassijuhatajat ootame, et kui ma enda klassijuhatajate peale mõtlen, siis mul ei olnud väga kõrgeid ootusi klassijuhatajatele. Info oli käes, töö oli tehtud, kui tund ära jäi, midagi asendati, sa olid kursis, eks ju. Aga see, näiteks ma nägin kõrvalt oma paralleelklassikaaslasi, kes käisid kogu kuskil mingis rabas... ma ei tea, Rootsi kruiisil, ma ei tea, igal pool, et siis mul tunduski, et meie klassijuhataja, meil ei anta lootusi, aga nendel need isu kogu aeg kasvas. Õpetaja, lähme jälle sinna. Ja siis ma mõtlesin, et meil on hoopis teised klassijuhatajad, et kes see nagu vastab. See kujundas ka sinu nägemust asjast. Sest mina mõtlesin, et miks minu klassijuhataja kuhugi minuga ei lähe, eks ole. Korra käisime Tammsaare radadel, Aga teie klass käis lihtsalt ilma klassijuhatajate? Jaa. Just. Meie klass. Nii on enamus klassidel. Aga me tegime seda sellepärast, et klassijuhataja ei teinud. Ja me oleme tegelikult, ma olen väga tänulik, sellepärast, et ma arvan, et meil nagu kasvas väga ühtne klass tänu sellele, et meil ei olnud mingit sellist klassijuhatajat, kes oleks tahtnud meid ise vorpida, me tahtsime ise ennast nagu kujundada, okei. Aga Alla, kas sina aineõpetajana näed klassijuhataja panust või klassijuhataja, ütleme, tööd, lisatöö või arenguvõimalusena? Väga hea küsimus. Pani mõtlema. Ja ma ei ütleks, et sõnatuks, aga alguses esimene intuitsioon oli lisatöö. Aga tegelikult, mida rohkem ma koolis töötan, seda rohkem ma näen, et on ka arenguvõimalus. Absoluutselt. Mina naudin seda just sellepärast, et ma näen, et ma saan nii palju uusi osaoskusi endale, mida mul on vaja. No too välja mõni. Ütleme see näiteks ka kuidas täiskasvanud inimestega, et me koolis ju üldjuhul töötame alaealiste inimestega. Kuidas täiskasvanud inimestega suhelda? Kuidas kirja kirjutada. Et see on tegelikult väga tähtis oskus, mida me kipume võib-olla mõnikord tunnustama, kuidas täiskasvanutele infot edastada, kommunikeerida. Et see kommunikatsioon on see, mis mind mõnikord nagu huvitab
ja see, kuidas sa nagu tegelikult kasvatad natukene ka seda. Sinu nägu. Jah, täpselt. Nii et Alla, klassijuhataja. Tänan, esialgu ei. Olgu, aga klassijuhatajate aasta sai küll läbi, aga mina arvan, et klassijuhatajatele meie teeme ühe suure aplausi lõpetuseks.